Aga kuramuse äge on see forellipüük. Paneb matsti ära ja lööb vere niimoodi käima, et nii kui oleks jalaga perse saanud. Ai, vägev raisk, vägev! Ja algabki siis see merikapüük jälle. Miks ma siia proovima tulin? Sellepärast, et seal taga on, näete, korralik kajakaparv. Toon ta siia madalikule ära. Ei hakka käega võtma. Ja näete, täis päiksega, päike paistab, ilm on ilus ja kala võtab. No tšau! Hakkab siis pihta jälle see sügisene trall. Käid nagu kass ümber palava pudru ja otsid seda punast kala. Kuna siin oktoober on nüüd kätte jõudnud, täna on siis 2. oktoober ja oktoobrist hakkab siis minu merikahooaeg. Tänaseks olen siis 11 aastat käinud juba ja olen näinud neid aastaid. Et minu jaoks siis hakkab merikahooaeg alles oktoobrikuust. Et varem ei ole nagu väga pointi käia, et lihtsalt ma ei viitsi neid pruune kalu kiusata. Las toimetavad enda toimetamisi ja käivad rahus kudemas. Kell saab kohe 6 õhtul ja lõpetan siis tänaseks püügipäeva. Ta aitab küll. Ei taha päris südarit ka saada, et 4 kontakti ja korralikud adrekad. Täna tegin siukse pooliku päeva. No ütleme siis nii, et kuskil 4 tundi püüki ja sellest siis 2 kohta käisin läbi. Panin siis riidesse kiirelt ja püüdma. No, sain seal üks 10 minutit loopida. Tegin landi vahetuse, uus vise. Kerisin hästi aeglaselt lõpuni ja enne lõppu siis 1 meetri jagu enne lõppu tuli kala järgi ja pani landile põmaki, hüppas veest välja. Päike paistis otse näkku. Kala nägin, aga ei näinud kala värvi, kas oli siis pruun või oli hõbe. Ja tegin siis kähku uue lühikese viske peale, et kontrollida, et kas kala jäi veel äärde või pani juba minema. Tegin uue viske ja enne lõppu jälle kõmaki. Pani uuesti sama koha peal landi otsa, aga ära ei võtnud, rabas ilmselt mööda. Ja siis jäin sinna loopima, et loopisin üks ligi pool tundi, võib-olla isegi veidi kauem, aga ei muhvigi rohkem. Ja siis otsustasin, et lähen vaatan teist kohta. Sain püüdma hakata seal, loobin, kõik on hea. Ilus kena, vesi oli 9 kraadi ja kala ei ole. Ja siis mõtlesin, et teen viimase viske ja lähen minema. Et aitab küll, vahetan kohta. Ja nii kui ma selle viske tegin, pika viske ja lant maandus, sain paar korda kerida ja kõmaki otsas. Tõmbasin pingesse, et kontrollida, kas on kivi või kala. Ja hoian ja siis tunnen, et jõnks ja no korras. Kala otsas kaugelt. Mõned sekundid lõhkus otsas ja siis hakkas ujuma kohe. Kohe küttis ringi, et ei teinud isegi ühtegi küünalt. Ujus siiapoole, sinnapoole, väga ei rapsinud, aga oli üsna jõuline. Aga vaatame siis, millega ahti mind see hooaeg üllatab. Kui helded on minu vastu. Eelmine sügis ja kevad olid küll
väga head minu jaoks. Nullipäevi siin väga ei tulnudki, võib-olla mõned üksikud ainult, aga ikka kogu aeg juhtus kuskil midagi. Väikest kala oli üsna palju. Siin osad parved olid, kus oli 12 kala, teises kohas oli 8 tükki, kolmandas oli 7 tükki, jutti kohe. Paned viske otsas, lased tagasi, uus vise, põmm jälle otsas. Kuigi räägitakse siin, et forell ei ole parvekala, aga ei tea, miski pärast nad ikkagi hoiavad parve. Ja mitte alati, tihtipeale on ka üksikuid. Aga mõnus, sai jälle seda head adrekat tunda, tõmbas vere korralikult käima ja siduri ragisema. Kala iseenesest midagi meeletult ei ole, meeletult suurt ei ole siin. Siuke paras mõõdukala, ilus hõbe. Ja kuna siin sõber tellis, siis võtsin sõbra jaoks ära. Aga endale ei oleks võtnud, et oleks kindlasti tagasi lastud ja tegelikult ei olegi praegu kala soovi. Siin on ahvenaid päris kõvasti söödud. Küll praetud ja suitsuahvenaid. Selline tegelinski. Käige rohkem kalal ja olge mõnusad.